Voldemar Panso. Kui sündida Siberis sepapojana, siis võib arvata, et sinust saab sepp Siberis. Kuid väike Voldemar ihkas saada meremeheks, hiljem klouniks ja veel hiljem kirikuõpetajaks. Ja kõik tema soovid läksidki täide. Tema näitleja ja lavastaja repertuaar on täpselt sama lai, klounaadist taevani. Kui ma kirjutaksin kunagi oma mälestusi, siis ma paneksin selle pealkirjaks teatri vang. Ta on umbes sama tunne, mis on meremehel, kes kirub õudselt merd ja läheb uuesti merele tagasi. Isegi kui ma ütleks niimoodi, et ma lähen teatrist ära, ma ei ole päris kindel, ma saan kaua ära olla. Võib-olla ma tulen sellesse kirutud, neetud ja südameverega armastatud Võrguliku teatrisse uuesti tagasi. Ta reisis palju, koguni nii palju, et tema õpilased lavakas kurtsid, et Panso on liiga vähe koolis. Nii sai Panso oma suurimad elamused ühest missast Kölnis ja Niagara kosest, neid mõlemaid just kuulates. Panso oli teatris sõna ja dialoogi hull. Võis lausa karjuma hakata, kui ta ei kuulnud saali näitleja teksti. Mis kuradi asi see on? Mitu korda ma pean rääkima, et ma ei kuule teksti. Ja peale selle meie siin Akadeemilisest Draamateatris peame teadma, et see lava peab olema meie emakeele kostvuse, ilu ja kauniduse kooliks. Te peate panema konsonantide kallaste vahel voolama vokaalide jõe, nagu ütleb Stanislavski. Osta võib kõik peale ande ja sarmi, noorus on märbuv kui õis. Panso hakkas mõistma vaimu Vene teatri suurkuju Stanislavski sõnade taga. Valgustatud Panso lõi Toompeale oma teatrikooli, et kuulutada Stanislavskit. Kooli märkiv Voldemari bareljeef paneb mõtlema, mida Panso käsi õigupoolest väljendab. Kas ta pakub peo peale õuna? Vaevalt. Pigem osutab ta kõigile oma õpilastele ja oma õpilaste õpilastele ja küsib, kas sina oled ikka Stanislavskit lugenud ja teinud tööd endaga? Ma olen loomupoolest laisk ja ma olen nii kogutavalt töötanud ja väga vähe magada saanud, väga vähe puhata saanud selleks, et mina ja teised ümber ei tunneks, et ma laisk olen. Siis sulle küsimus olla või mitte tundub, kui aegund absurd.